Egosurm. Mult küsiti hiljuti, et ma selgitaksin natukene lähemalt, mis asi on egosurm, mida ma siis väga tihti kasutan sellist terminit oma videotes, oma kaardilugemistes. Ja kuna ma valdavalt räägin siis kaksikhinge protsessist või ülestõusu protsessist, sest kaksikhinge protsess ongi spirituaalne ülestõusu protsess, siis selle käiviti ja algataja on alati esimene egosurm. Egosurmaga algab siis hinge ärkamine. See on protsess. Ja see kõik, mida ma räägin, see kuulub kõige klassikalisema, traditsioonilisema spirituaalsuse juurde. Nii et kaksikhingega kohtudes või kaksikhinge aktivatsiooni saades toimub egosurm. Toimub sinu tuumhaava aktivatsioon. Ja ütleme niimoodi, see on nagu mis tahes teises suhtes, suhtelõpp, lahutus, lahkuminek, lein, kaotus, see on seda laadi tunne astmes 10. Kindlasti mitte siis ma ei taha kuidagi väiksemaks teha südame murdmise või lahkumineku kogemust, aga võrreldes kaksikhinge aktivatsiooni ehk spirituaalse ärkamise algusega on kõik teised lahkuminekud on köömes selle kõrval. Nii et sinu ego, sinu võltsidentiteet hakkab lahti, hakkab ära kukkuma su küljest. See on niivõrd suur asi. Nii et tavaliselt siis mitte ainult kaksikhinged ei koge egosurma, aga ma toon mõned näited, mis võivad olla need käivitid, mis võivad inimesest kutsuda esile esimese egosurma. Mingi ootamatu, raske, võib-olla isegi fataalne diagnoos. NDE, suured tähed NDE ehk surmalähedased kogemused. Kaotasin kõik ehk totaalne siis senise üles ehitatud senise elu kokkukukkumine. Pikaajaline depressioon või siis viimane kõrge hingeside, kohtasin kaksikhinge. Ja need on siis kõige enam levinumad ääretult elu muutvad, drastilised, valusad situatsioonid, mis põhjustavad spirituaalse ärkamise alguse. Ja egosurm ehk hingeaktivatsioon on vaja minev, et meil toimuks ja saaks alata spirituaalne ülestõus. Nii et senikaua, kui inimene elab veel läbi oma persona, läbi oma inimteadvuse, siis ta ei saa minna ülestõusu protsessi. Nii et kaksikhinge aktivatsioon on vajalik, et saaks alata ülestõusu protsess. Mis see tähendab veel? Egosurmaga toimub siis äkiline, momentaalne kvantnihe ehk üleminek siis personaalselt tasandilt transpersonaalsele tasandile. Sul toimub siis äkiline kvanttasandi nihe. Sa liigud vanast võrgustikust, millega sa enne olid ühendatud. See nagu lülitatakse välja ja sa lülitud sisse uude võrgustikku. Ja see on alati äkiline. See võib olla ka selline tunne, nagu sinu aju, sinu mentaalkeha pöörded oleksid totaalselt põhjas. Nii põhjas, et sa nagu võib-olla sarnane on nagu närvivapustus.
et sul lihtsalt kärssab aju üle. Või nagu autoga, mis seisab koha peal ja 5. käik on sisse pandud või pöörded on siis spidomeetril nii põhjas, et ta lõhkeb. Su mõistus, su ego annab järele ja toimub mingisugune äkiline üleminek, sa järsku hakkad nägema uute silmadega ja siit tekivad sügavad spirituaalsed taipamised, realisatsioonid. Äkknihe siis vana võrgustik hakkab ära kukkuma ja algab sinu spirituaalse ärkamise ülestõusu protsess. Kaksikhinge teekonnal on sellisi egosurmasi tuleb sul järjest. Lihtsalt sa õpid nendega toime tulema ja juba sa hakkad taipama, mis toimub ja iga kord su teadvus avardub. Ja sul tekivad imelised taipamised, nägemisvõimed, loor käega katsutava ja silmale nähtamatu vahel kogu aeg aina õheneb. Aga see esimene egosurm on alati, ta on väga-väga valus. Mul on kaksikhinge grupp, on minu kiirabigrupp. See tähendab, kui ma tuvastan, et inimene kogeb kaksikhinge protsessi, siis ma paigutan ta sellesse gruppi ja see on minu jaoks see ongi, neil on kiirabi vaja, kõige tugevama prioriteetsusega siis kliendid, kellega ma töötan, sest kui nad ei tule minu juurde, siis nende teine valik oleks minna psühhiaatri juurde kohe nüüd ja praegu ma ei suuda edasi elada, mul on vaja mingisuguseid rahusteid, mul on vaja minna hullumajja, mul on vaja abi. Tegelikult mis toimub, on see, et tal on toimunud äkiline nihkumine 3D teadvuselt, ta hakkab liikuma 5D teadvuse suunda. Spirituaalne ärkamine, mida kahjuks meie terapeudid, psühholoogid, tervendajad, kes ise ei ole ärkamist kogenud, nad ei oska seda ära tunda, rääkimata siis aidata sellega. Aga see siis oli minu kokkuvõte egosurmast.